kaks sõna iseendast, et ma olen selles mõttes selline nagu hunt kriivsilm, et ma tegelikult minu esimene haridus on ehitus ja Saksas täiendanud ennast urbanistika valdkonnas, et ma kõik, mis puudutab planeerimist, ma 10 aasta olen planeerimisehituslubadega tegelenud siis nii-öelda teisest nurgast. Siis ma pidasin 9 kuud vastu ühes kohalikus omavalitsuses, mis on minu arust Eesti kõige ägedam kohalik omavalitsus ja tegelikult see on maailmas täiesti unikaalne nähtus Kohtla-Järve linnavalitsus. Sel põhjusel, et ma ei tea maailmas mitte ühtegi teist näidet, kus omavalitsuse osad asuvad üle maakonna niimoodi laiali, et nende vahel on ainult maanteed, kilomeetrite kaupa, aga ühist piiri ei ole, et see on nagu täiesti fenomenaalne olukord. Ja siis ma hakkasin juurat õppima. Ja siis nüüd nagu te Kristiinast nägite, siis on ka mõned kontaktid. Aga lähme edasi, et ma tegelikult täna siia sõites just täitsa õige märkus oli see, et teisipäeval mul üks kohtuistung ja eelmine nädal üks kokkusaamine, kus ma jäin mõtlema seda, et võib-olla ma peaks alustama nagu sellega, et mis mul tavaliselt esimesed küsimused, siis kui koolitus on pikem, on see, et mis on haldusmenetluse eesmärk ja mis on isiku eesmärk ja tänamisest rääkida ei jõua, aga ma toon 2 hästi head näidet. See kohtuistung, mis mul oli teisipäeval, tegemist oli planeerimisvaidlusega, hästi pikalt kestnud planeeringuga, kus paar aastat tagasi otsustati diametraalselt lahendust muuta. Otsustajaks oli omavalitsus. Ja selle nii-öelda muudatuse osas tegime vaide, omavalitsus rahuldas vaide, aga nüüd ise ei täida seda vaideotsust. Ja nüüd oleme väga põnevas kohtuvaidluses. Ja see kohtuvaidlus teisipäeval lõppes meil kompromissiga, niimoodi, et kuidas ma nüüd ütlen, juristid tegid omavahel kompromissi ja omavalitsuse poolt see arhitekt, kes laua taga oli, tõusis püsti ja pärast peale istungit ukse taga ütles, et mina seda nii ei jäta, ma võitlen sellest edasi. Nii, haldusmenetluse eesmärk, võimu kuritarvitamine. Et see, kui see on lihtsalt üks utreeritud näide, see ei halvusta mitte kedagi, kui teile meeldib sõita kastirattaga, siis ei tähenda seda, et kastirattaga peab absoluutselt igalt poolt läbi saama. Ja see on asi, mille nimel siis tuleks nagu elu lõpuni võidelda. Rattad on väga head, ma väga pooldan seda, aga haldusmenetluse eesmärk on kaitsta isikut võimu omavoli eest. Või teine näide eelmisest nädalast, kuidas üks haldusorgani liige teatas mulle, et üle minu laiba tuleb sinna see lahendus. Eks haldusorganis isik ei aja oma isiklikku asja. Et kas või üle isikliku laiba seda asja. Et haldusorganis toimub reeglina selles valdkonnas, millest me siin täna eelkõige räägime, siis ehitusplaneerimine, keskkonnaõigus toimub tegelikult kaalumine ja kaalutakse erinevaid huve ja erinevaid võimalusi. Nii, kuna aeg läheb hästi armutult, siis laseme edasi. Haldusmenetluse põhimõtted, ma tean, paljud teist siin mõtlevad, et küll on teoorias see tore, aga katsu seda ise praktikas rakendada. Jah, pidasin 9 kuud vastu. Teist siin kindlasti enamus on nagu oluliselt pikema staažiga ja see ongi päris keeruline, kui sul inimene tuleb ukse taha ja ütleb, mis sinu asi on, mis mina oma kundi peal teen. Siis ütleme, et kiirus ja efektiivsus ja need natuke kannatavad selle mõttet. Aga suur põhimõte on jah, et see kiirus ja efektiivsus ja kulude vältimine, aga seda eelkõige, mina täna julgen öelda, olles siis varsti 10 aastat tegutsenud õiguses, enne seda peaaegu 15 aastat siis planeerimise ehituslubadusesse, see kiirus ja efektiivsus on siin eelkõige seotud nagu minu jaoks kõige suurem mure sellega, et esiteks valime õige menetlusviisi. Et kui asi on võimalik lahendada nagu kiiremas menetluses, siis see on üks väga suur kiiruse kokkuhoidja. Teiseks üleliigsed kulutused. Üks näide, jällegi omavalitsust mainida ei saa, aga jube ja kohtulahend Riigikogus menetlusse ei võtnud. Esimeses 2 astmes võitsime, teema oli siis selles, et isik oli ostnud ühe miljööväärtuslikul alal maja. Tema oli selle maja omanik olnud 4 viimast aastat. Selle maja koht oli 80ndatel aastatel koostatud, äkki oli, vahet ei ole, ühesõnaga oli koostatud üks ehituslik arvamus, mis ütles, kui suur osa sellest majast on selle maja kandekonstruktsioonidest ja ägastavatest konstruktsioonidest on oma nii-öelda eesmärgid kaotanud need protsendid. 15 aastat hiljem oli siis järgmine omanik teinud ekspertiisi
mis ütles, olukord on hullemaks läinud, nüüd on seeni ka tulnud. Ja siis ostis minu klient selle, sealt oli siis jälle omakorda peaaegu 20 aastat möödas, matemaatikal advokaatidel kõige tugevam. Ja siis see tõi uuesti kõik selle sama välja, olukord oli veel hullemaks läinud ja tema palve oli siis, et ta saaks selle hoone ära lammutada ja olemuslikult samasuguse asja asemele teha. Ja omavalitsus ütles, et ei, et põhimõtteliselt on võimalik, et sa võtad need miljööala, rõhutan miljööala, et sa võtad, et sa saad võtta nendest kandekonstruktsioonidest, nendest puittaladest, et sa tegelikult saad kõik need seenetud kohad nagu lusikaga niimoodi põhimõtteliselt nagu välja nokkida, ilusti ära plommida, et tegelikult saad kõike kasutada, on ju. Kiirus, efektiivsus, üleliigsed kulud, on ju. Nii. Ja siis ütles, et okei, kui me ütlesime, et me tegelikult efektiivsuse osas me peame ka mõtlema seda, et kui palju see nagu aega võtab ja ka see, et kui sa nõuad nagu sellist hambaukude parandamist, et kes see kõik kinni maksab. Nii, ja siis jõudsime sellisele kompromissile, kus siis omavalitsus pakkus, ma ei praegu mõtlema, kas Iivika võib seda teada, ei tea õnneks. Sina teada? Sina saidki pähe tookord. Okei, no ühesõnaga, ja siis tegi omavalitsus suurepärase kompromissi, et aga me omavalitsus tellime ise ühe uuringu. Ja kui see ütleb, et ikkagi saab, siis te peate sellest uuringust lähtuma. Ja siis meie mõtlesime, et aitab küll, on ju, kes tellib, ütleme siis muusikud, see tellib ka muusika. Ja vaat see on see koht, kus kohus ütles, et nüüd siin mindi üle piiri, on ju. Et oleks see, et see üks isik on tellinud 3 erinevalt ettevõtted, kõik kiidavad talle takka, jah, see on täielik jama, võtame maha. Aga siin on nagu juba aastakümnete jooksul öeldud, et see asi läheb ajas kogu aeg halvemaks. Et kuidas ta siis nüüd äkki, kui omavalitsus tellib ekspertiisis, omavalitsus ekspertiisis ütleb, tegelikult on kõik jumala hea, on ju. Et teete paar kohta korda juba hästi juba toimib. Ehk et kiirus, efektiivsus. Seal oli see probleem ka, et jubedest ametnikudest kiusata oli teema oli selles, et selle linna võiva alla üldplaneeringus oli siis sätestatud üks lõik, millest pidi lähtuma. Sa mäletad, see üldplaneering ei olnud siis kehtestatud veel? No jaa. Just, olgu, aga lähme edasi. Et aga mis on... Pärast meil on kohvipaus, me võime rääkida seda. Et mis siis on hästi olulised, mida ma tahaksin, et te siit endale meelde jätaks. Hea halduse põhimõte, kui te viite menetlust läbi, teavitage menetlusosalist. Ja mitte ainult formaalselt, vaid et kui vahepeal näiteks, kui asi läheb liiga pikaks, et andke teada, mis juhtub. Kohe me jõuame ka haldusmenetluse selliste põhietappideni, kus ma ütlen, kus oleks võib-olla õige hetk öelda, et nüüd. Ja see kohtupraktika, see on Euroopa inimõiguste kohtupraktika, et me kõik oleme inimesed, me kõik eksime, mina ka. Täna üks klient parandas mulle just menetlusdokumendist 3 kirjaviga, jube pinnik oli. Et halduse põhimõte on see, et kui tuleb viga sisse. Selles mõttes, et kui haldusorganis jõutakse järeldusele, et läkski natuke valasti. Nõudsimegi natuke kas liiga palju või liiga vähe või midagi sellist. Siis seda viga tuleb tunnistada niimoodi, et mina ei pea kohtusse andma ja ütlema, et seal on viga, vaid tegelikult mõte on selles, et seda viga tunnistatakse, öeldakse, et lahendame selle ära. Sest veel kord, ükski ametiisik ei aja seal oma isiklikku asja, vaid tegelikult ju eesmärk on leida isiku taotlusele lahendus. Et kui inimene taotleb ehitusluba, siis eesmärk on jõuda selleni, et kuidas ma selle lahendada saan, kas ma saan anda selle taotluse täpselt sellises ulatuses, nagu ma taotlen, või ma pean siin midagi muutma, sest et haldusmenetlus eelkõige on tegelikult jah-menetlus. See on inimese aitamise menetlus, abistamise menetlus. Meie kahjuks näeme hästi palju seda, et see on selline ei-menetlus. Kenet ma loodan, et ikka nii ei ole ära nooguta. Et tegelikult nagu haldusmenetluse suur eesmärk, see on Anno Aetma juba aastal 2003 kirjutas haldusmenetluse käsiraamatu, on see, et tegelikult inimese murele tuleb lahendus leida. Nii, lähme edasi, mul on ainult 6 minutit jäänud. Seda kõike teate. Lähme sisu juurde rohkem. Nii, seda ilmselt ka kõike teate. Et nüüd jõuame selleni, et kui teile tuleb taotlus, hästi oluline asi, iga haldusakt on üksik juhtum. Kui teile tuleb taotlus, siis esimene asi, mis te hakkate tegema, uurima, mis on selle taotluse eesmärk.
kui see on selge, siis hakata uurima seda, et kas see, mida isik on taotlenud, kas selleni on võimalik jõuda, kuidas selleni on võimalik jõuda, kas on vaja saada mingit täiendavat infot ja nüüd selle nimi on uurimispõhimõtteks ja uurimispõhimõtte tulemusena siis peaks haldusorgan välja selgitama kõik need asjas olulised asjaolud. Uurimispõhimõte ei tähenda seda, et inimene ise istub käed rüppes, teeb 3-realise taotlusi ja haldusorgan peab ennast hulluks mõtlema, et mida ta nagu tahtis. Kui on ära uuritud, siis edasi tuleb selgitamiskohustus. Selgitamiskohustus tähendab seda, et näiteks kui inimene on esitanud taotlus, et soovin ehitada maja, pannud skeemi juurde, haldusorgan vaatab, pagan 10 meetrit jääb ehituskeeluvööndisse. Siis selgitamiskohustus ta võtab ühendust, vaata seda taotlust on võimalik lahendada siis, kui me seda vaja natuke nihutame sealt ehituskeeluvööndist välja. Või kui inimene taotleb ehitusõigus täisehitusprotsendiga 30%, aga üldplaneering ütleb 20%. Siis on jälle see koht, et omavalitsus on välja uurinud, näed, seda ei saa niimoodi lahendada. Aga isik, vaata, kui me võtame seda ehitusalust pinda natuke vähemaks, kas oled sellega nõus, siis me saame su taotluse lahendada. Nii, ja see on siis selles mõttes, see on see, mille pärast see haldusmenetlus on see nii-öelda see eelkõige menetlust ta peab aitama inimesel jõuda soovitud eesmärgini. See on see kaasaitamiskohustuse osa, et kui te olete asjaolud välja selgitanud ja sealt asjaoludest selgub, et päris sellisel kujul seda taotlust ei ole võimalik lahendada. Või kui tuleb mõnikord ka välja, et seda taotlust ei olegi võimalik lahendada. Selles mõttes, et kõigepealt, kui taotlus tuleb, hakkame vaatama, kuidas saab lahendada. Kui päris taodeldud kujul ei saa, siis see ongi see kaalumise koht, äkki saab natuke vähem või äkki saab natuke teisiti, aga et kuidagi liiguks sellele eesmärgil lähemale. Ja see kõige viimane olukord on see, kus ma ütlen, et kahjuks seda taotlust ei saa lahendada sellepärast, et näiteks polegi võimalik ehituskeeluvööndist välja viia, sellepärast, et su krunt saab otsa vahepeal. Nii, ja nüüd kui see selgitamiskohustus on täidetud, siis hakkab toimuma see kaalumine. Ja ühel koolitusel mulle pärast üks tuttav arhitekt tuli ütlema, et Angela, mis sa õiendad meie kallal, et meie lähme omavalitsusse tööle, meile antakse arvutiparoolid ja kabinet ja öeldakse, et hakka pihta. Ja kus meie siis peame nüüd nagu teadma, et kuidas see täpselt käib, mida me täpselt tegema peame, et mida sa õiendad. Ja siis ma ei mõtlema, et tegelikult on see nagu päris tõsi on, et tegelikult ei saa õiendada, et pigem peaks tööandjatega õiendama selles osas, et mis see kaalumine tähendab, et mida siis nagu tegelikult tehakse. Et see kaalumisega hästi kokku käib seesama see võimu kuritarvitamise keeld. Et mul on endal üks näide, kus tekkis nagu küsimus, et siis ma tegelesin ise planeeringutega. Olime ühe planeeringuga komisjonis, kus see oli lihtsalt naljakas juhtum, kus oli makett ja maketi peal need uued majad olid tehtud sinisest penoplastist. Nii. Ja see komisjon siis vaatas seda läbi, ütles, et kõik on väga hea, aga meile ei meeldi, et majad tulevad sinist värvi. Eks? Ja see ongi see koht, kus see oli nüüd selles mõttes siuke huumorivõtmes, aga tegelikult nagu kaalumine ongi see, et eriti kui me räägime planeerimis, ehitus, keskkonnaõigusest, kus on ju tegelikult kaitse-eeskirjad üsna täpselt ees, mis ütlevad, mida tohib, mida ei tohi. Planeerimismenetluses reeglina, strateegilised planeerimisdokumendid ees, reeglina on ees keskkonnamõjude strateegilised hindamised, mõnikord on väga head arengukavad omavalitsustel, millest saab lähtuda. Mõnikord on, üsna sageli tiheasustusaladel on ees ka detailplaneeringud, et tegelikult siis see kaalumise ülesanne ongi see, et vaadata, kuidas, millises ulatuses ja siis kõige viimasena, kas üldse ma saan seda taotlust lahendada. Ja siis toimub see erinevate huvide kaalumine. Ja mida mina hästi palju kohtus käiva advokaadina näen, on see, et millega nagu eksitakse, on siis tegelikult nende, ma lähen siit juba edasi, sest mul on minut aega täpselt, on siis tegelikult nende sisustamata õigusmõistete kasutamine, näiteks avalik huvi. See on nagu kummitempel, seda pannakse igale poole. Kui ma loen, et näiteks ehitusluba ei saa anda, ma ei tea, avaliku huvi tõttu või planeeringut ei saa kehtestada avaliku huvi tõttu, siis alati, kui see on nagu
selles mõttes selline nagu nõuanne teile teeb minu töö raskemaks. Alati, kui te ise loete oma teksti läbi ja teile tekib miks küsimus, siis järelikult on midagi puudu. Et iga haldusakt, iga lõplik otsustus, mis te teete, see on üksikjuhtum. Ma näen hästi sageli seda ühe omavalitsuse piires on ju, mitmetes omavalitsustes, kus on välja mõeldud mingid muidu tegelikult päris head laused. Aga kui sa seda ühte sama mingisugust lõiku nagu copy-paste'ina kasutad nagu paljudes haldusaktides, siis järelikult seal lõigul on midagi viga, sest et ta ei ole sel juhul see üksikjuhtumi olukord. Et kui sa saad nagu ühte põhjendust kasutada kõigi puhul, siis on mingisugune üldolukord, on ju, aga iga haldusakt on üksikjuhtum ja mis on, ütleme siis nendes haldusaktides, kui neid nagu vaidlustatakse, mis on siis see keeruline olukord on seal selles, et mida üldjuhul tehakse päris hästi, on see uurimispõhimõte. On nii-öelda selgitatakse välja kõik need asjaolud, et see tegelikult on nagu, ma näen, et selles osas tegelikult on nagu enamasti on jube tublid need haldusaktid. Aga mis jääb siis selliseks napiks on, see selgitamiskohustus ja kaasaitamiskohustus, see reeglina toimib ka mõnikord jah, kahjuks nagu pigem formaalselt on ju, aga mitte alati. Aga mis on siis nagu keerukas, ongi see kaalutlus, et miks ma sellise taotluse pinnal jõudsin sellise otsustuseni, mul juba hingatakse uklasse, et see on nagu keeruline. Ja võib-olla ongi ta keeruline sellepärast, et te võib-olla vaatate nagu väga suurt pilti, et keskenduge sellele üksikjuhtumile. Ja ka selliselt, et näiteks kui te teete keelduvaid otsuseid, siis jah, neid tuleb ka teha. Siis tegelikult see kaalutlus peab sisaldama ka seda nagu mõttelõnga, et tuli selline taotlus, kaalusin, kas ma saaks seda lahendada teisiti, kas ma saaks talle pakkuda vähem, rohkem, mingisugune ja miks ma siis lõpuks selle keeldumiseni jõudsin. Et reeglina tuleb see, et keeldume sellepärast, et ja siis on nagu pikk jutt, aga seda, et ma olen tegelikult ka need muud olukorrad ehk kogu selle nii-öelda esimese mõtte, selle jah-menetluses sealt läbi käinud, seda sageli ei ole. Et tegelikult tuleb nagu kõik see olukord ära kaaluda ja nende sisustamata õigusmõistetega on jah see olukord, et kui te neid kasutate ja kui see lõpeb siis see lause selliselt, et selles planeeringus sellist olukorda ei saa lahendada, sest et see on vastuolus avaliku huviga, siis see, mis see vastuolu on, see peab olema alati välja toodud. Üks hästi absurdne näide lihtsalt selleks, et natuke naljakas ka oleks ühe ehitusloaga, kus siis ehitusloa haldusaktis see oli kaalutlus. Õnneks meieni jõudis eelnõu. Täpselt sellises sõnastus on see copy-paste võetud. Et tegelikult isegi kui nii-öelda huvitatud isik teeb oma taotluse menetluse käigus koostööd advokaadiga ja see advokaat koostab mingisuguse õigusliku hinnangu ja see õiguslik hinnang esitatakse omavalitsusele, näiteks huvitatud isik selle ise omavalitsusele esitab ja omavalitsuses seal selle sisuga nõustub, siis tulebki seda sisu kasutada, mitte öelda, et selle ehitusloa kaalutlus on konfidentsiaalne. Ei olnud riigikaitseline objekt. Ja nüüd, jah, kahjuks meie aeg on läbi, aga mul paluti rääkida ka hästi korraks konfliktist, taandamine. Et see on nüüd hästi tihedalt seotud selle samaga see isikliku asja ajamine. Et tegelikult kohe, kui teil tekib, suures pildis suure näitena, kohe, kui teil tekib tunne, et teil on selle konkreetse menetlusega mingisugune isiklik puutumus ja kangesti tahaks seal isiklikku asja ajada, soovitan ennast taandada. Et seda kohtupraktikat on nagu lihtsalt liiga palju selleks, et öelda, et tegelikult seda puutumust ei olnud. Et siin on nüüd küll seadusest väga konkreetselt välja toodud, aga see muu sõltuvus või siis nii-öelda sellest lahendist tekkiv see isiklik huvi. Et kohe, kui te tunnete seda, siis minu soovitus on paluda seda asja lahendada kellelgi teisel. Sest et advokaadid on ka selle kallal üha rohkem hakanud nokkima.